1-1 korvpall on nii traditsioonilise saalikorvpalli kui 3-3 korvpalli aluseks. Kui suudad oma vastasest olla nii kaitses kui rünnakul üle, on ka väga head eeldused lüüa läbi saalikorvpallis ja 3-3 korvpallis. 1-1 korvpallis on väga oluline tehniline pagas, jalgade töö, põrgatustehnika, nii kõigepealt ümber tugiala liikumine, siis põrgatustehnika mõlema käega, palli varjamine, kui kaitse avaldab survet, surv näts tahapoole, natuke kontakti ka, käevahetused erinevad, nii jalge vahelt, selja tagant ja siis võime endale tekitada viskekoht, kas siis põrgatuse pealt keskpositsiooni vise või kaugvise või ka läbimurre nii mõlema käega. Alustada jälle põrgatusega. Jälle, oluline on see, et kannataks ära ka füüsilise kontakti, kui viskele lähed. Mine näiteks lõpuni viske. Kaitse osas väga oluline, et kaitsemängija suudab jääda palli ja korvi vahele. Nii hakka põrgatama. Kindlasti heaks eelduseks oleks sundida vastane tegema rasket kaugpositsioonilt viset. Selle viskeprotsent on kõige madalam. Oluline on nii kätte kui jalgade töö. Proovi suunata ründemängija oma nõrgemale poole ja sundida võimalikult raskele viskele üle käe. Lisaks veel kindlasti väga vajalik element oleks, kui suudaks palli varjata ja ka selge ees osata mängida. Ja siis erinevad korvialused visked, nii pöörde pealt, mõlema käega, haakvisked, hüppet visked. Eesmärk peaks olema viia kaitse tasakaalust välja ja saavutada võimalikult lähedalt korvile kõrge protsendiga vise.